Käes on järjekordne treeningpäev Estenixiga, kus siis näitame teile kogu keha treeningkava, kasutades ainult ühte treeningelementi, milleks on rööbaspuud. Let's do this! Tänane treeningkava on suunatud rohkem algajatele. Kui sa arvad, et sa mitte midagi ei suuda, siis see lihtne kava on just sulle. Hakkame peale. Esimese harjutusena siis võtame läbi lõuatõmbe variatsioonid lihtsustatud kujul. Kui sa veel lõuatõmbet teha ei jaksa, siis selleks on olemas 2 harjutust. Üks on siis raskem, teine lihtsam. Kuidas siis jõuda lõuatõmbeni? Selleks on siis Austraalia lõuatõmme. Raskem variant sellest on selline. Toetad jalad siia peale, viid kere sirgeks ja teed tõmbe. Kui see variant on raskeks, siis number 2 variant, mis on siis lihtsam, on see, et sa viid lihtsalt sirge keha rööbaspuude alla, jalad kokku, toetad maha ja teed täpselt samamoodi tõmbaid. Nii, proovi mõlemad variandid läbi, leia endale sobivam variant ja see, kumb sulle lihtsam on või mõnusam sellega töötada, siis täpselt sellega treenima hakkagi. Millised on Austraalia lõuatõmbe erinevad variatsioonid? Käed pea alt koos. Käed õlgade laiuselt ja käed laialt. Täpselt sama asi, käed alt, käed koos, käed õlgade laiuselt ja käed laialt. Treeningi läbi koos kõikide nende variatsioonidega. Järgmise harjutusena näitame kätekõverduse variatsioone. Esimene harjutus on siis tavaline kätekõverdus rööbaspuudel. Ja lihtsam variant on selles siis toetada põlved vastu rööbaspuid ja sooritada samamoodi. Korduste arv võiks jääda vahemikku 6-10 ja 3 ringi. Sellest veel lihtsam variant on toetada jalalaba pealmised osad keskmisele rööbaspuule näiteks ja alustada kitsa sooritusega, õlgade laiune sooritus ja lai haare. Ja samamoodi 6-10 korda ja 3 ringi. Järgmiseks harjutuseks võtame läbi siis kõhulihased, kus on samuti erinevad variatsioonid, milleks esimene on siis rööbaspuudel jalgade ette libistamine. Lähed peale, silged jalad paned rööbaspuudele ja hakkad lükkama edasi ja tagasi. Parem oleks muidugi, kui on pikad dressipüksid, siis lihtsalt libiseb selle rööbaspuu peal paremini. Teiseks variandiks on siis maas istuli. Hoiad rööbaspuudest kinni, keha taha ja sirged jalad ees. Samuti koos jalgade tõstad. Ja siis ka jalgade vahetus. Iga variandi kordused jäävad siis kuni 10 vahemikku. 8-10 näiteks, 6-10. Et vastavalt siis enda raskustasemele, kuidas sa jaksad teha. Järgmiseks harjutuseks kõhule on siis samamoodi rööbaspuudel põlvede tõsted. Seda harjutus samamoodi siis vastavalt raskusastmele, kuidas teha jõuad, 6-10 kordust. Järgmised 2 harjutust on suunatud alaseljale. Esimene nendest on lihtsam. Hoiad käsi rööbaspuudel, seisad sirgelt, näoga suunatud otse ja viid sirgelt jalga tahapoole, kuni tunned, et siit alaselja üks pool töötab ja vahetad. Korda mööda, mõlemale jalale, umbes 6 kordust ja 3 ringi. Teine harjutus. Rahulikult rööbaspuudele seisma, kontrollid keha, jalad on koos ja viid jalad vaikselt selja taha.
samuti sooritada kuskil 6-10 korda ja 3 ringi. Järgmise lihasgrupina võtame siis ette jalalihased. Esimeseks harjutuseks on hoid rõõmuskulg kinni, võid jala õhku kergelt taha ja lähed vaikselt alla. Ja sama teistpidi. Käega rõõmuskulg kinni, üks jalg õhku ja alla. Ja teiseks jalaharjutuseks on siis kükid, huvitavamad stiili kükid. Ehk siis võtad küki asendi, sooritad küki ja seejärel teine sooritus on poolkükk. Väike võnge sisse, üles tagasi ja uuesti kükk ja poolkükk. Kükk ja poolkükk. Mõlemat harjutust samamoodi 10 kordust ja 3 seiret. Viimaseks lihasgrupiks võtame ette triitsepsi. Põhiliseks harjutuseks selleks on tipid. Näitan ette, kuidas käib tipp. Sirge kerega alla ja üles. Kui see on alguses raske, siis panna jalad rööbast puudele, viia puusad ettepoole, samamoodi selg sirgelt, alla ja üles. Ja sellest natuke raskem variatsioon, viia üks jalg juba jälle alla rippuma ja teha samasugune sooritus. Alla ja üles. Teha kuskil 6-10 kordust ja 3 ringi. Kõikidest läbi tehtud harjutustest täna panime teile kokku siia kava. Tehke pilti või pane kirja.